see tunne on iga päev, et oled väga lähedal selle vormel 1 kohal, aga päris mitte seal ja see on väga loogiline ka, miks see tunne on väga tihti. Iga päev, kui ma oma tööd teen, siis ma näen neid sõitjaid, kes teevad seda, mida mina soovin teha ja et jah, see on pidev meeldetuletus, sellepärast et jah, ma olen vormel 1 reservkohal, mis on lähemal kui ükski teine aasta või ükski teine positsioon, kus ma olen olnud. Ma tean täpselt, mis autoga toimub, ma tean täpselt, mida sõitjad teevad, mul on ligipääs kõigele informatsioonile, et selles mõttes ma olen ikkagi väga lähedal kogu asjale. Aga samas, kui ma sõitsin 2 aastat tagasi vormel 2, siis vähemalt olin ma kogu aeg võistlemas. Ja see võistlemine on see, mis tekitab selle hästi lähedase tunde. Et jah, praegu mul on selline tunne, et ma olen vormel 1 lähemal kui kunagi varem, aga mitte sõidu poole pealt. Ma olen kogu elu võistelnud, ma olen kogu elu ise sõitnud ja samamoodi ka fakt on see, et kõik sportlased on väga egoistlikud ja nüüd ma olen positsioonis, kus ma ei ole enam kõige tähtsam inimene. Esiteks see hooaeg tuleb väga pingeline selle poole pealt, et on uued autod ja see tähendab, et on väga palju ekstra tööd ja mina tegelikult eelmine aasta selle praeguse auto selle simulaatoris välja arendasin, et vähemalt simulaatori töö pealt on minu käekiri täielikult selle auto taga. Ja kuna on niikuinii uued autod ja uued regulatsioonid ja reeglid ja kõik muud asjad, siis tähendab, et see aasta hakkab väga palju toimuma. Ma tahan olla täiskohaga sõitja ja see aasta ongi nüüd parim võimalus. Paul Aron, who comes out of that final corner. He comes towards the checkered flag and he takes his second win. Paul Aron through in P1. Paul Aron is your race winner and a great win from him. Et realistlikult see suvi näitab väga hästi ära, mis need võimalused on. Et väliselt sisse vaadates tundub, et ma olen nagu jõudnud sinna tippu ja ma arvan, et ka palju minu vanused vaatavad, et nii äge. Ja tegelikult see ongi kõik väga äge. Et ma ei saa absoluutselt salata, et see kogu elu, mis mul praegu ongi väga äge ja ma saan palju reisida ja ma ikkagi olen lõppkokkuvõttes jõudnud vormel 1 väga lähedale, mis on olnud mu unistus. On reaalselt see sportlik pool, et reaalselt võidusõit ja kuidas ma pidin toime tulema sellega, et põhimõtteliselt teised sõitjad istuvad autos 24 nädalavahetust aastas ja siis olen mina, kes võib-olla saab aasta peale kokku paar tuhat kilomeetrit, kus mind pannakse siis nende teiste sõitjate vastu autosse ja mind põhimõtteliselt hinnatakse samavääriliselt või võrdselt siis. See konkreetselt oli sportliku poole pealt kõige keerulisem ja see on alati olnud motospordi suur osa, et mida rohkem sul kogemus, seda suurem eelis. Aga mulle nii meeldib see teadmine ja see tunne, kui ma saavutan rohkem, kui ma ei tea, minust oodatakse või eeldatakse või kui ma näen, mis see norm on. Ja see on ka üks asi, mis on mul kogu elu olnud, et selline tung saavutada väga palju. Ja tegelikult miks lihtsalt motosport mulle nii väga meeldib ja miks see mind alati kõnetanud on sellepärast, et see annab mulle lihtsalt baasi saavutada midagi väga võimast. Et inglise keeles on selline väljend nagu flow state ja selleks, et seda saavutada, sul on vaja 2 osa. Sul on vaja piisavalt head taset mingil kindlal alal ja sul on vaja väga suurt huvi selle ala vastu. Ja motosport on ala, mis on mul seda kombinatsiooni kõige rohkem võimaldanud. Mida muud sa tahad oma elust kui teadmist või tunnet, et sa saad endast kui inimesest maksimumi kätte. Kas toimub mingisugune switch, mingi muutus, kui sa tuled Eestisse? Muidu oli see, et kui ma Eestisse tulin, siis ma olin täiesti switched off ülejäänud võidusõidu maailmast. Et see oligi minu puhkehetk, et kui ma olin Eestist läinud, siis ma iga ärkvel olev sekund mõtlesin ainult, kuidas saada paremaks. Ja kui ma tulin Eestisse, siis ainuke mu mõte oli, et lihtsalt puhata.
ja ma panin telefoni ära, ma ei suhelnud kellegiga, ma ei tegelenud võidusõidu asjadega. Ja see oli väga hea balanss, sellepärast, et mul oli kindel periood, kus ma puhkasin ja mul oli kindel periood, kus ma andsin endast kõik. Kuidagi, kui sa oled lihtsalt kodust nii palju ära, siis ainuke asi, mis teha tahad olla, ongi lihtsalt kodus olla. Ja tavaliselt, kui ma kodust välja lähen, siis see on seotud kas trenniga või ma ei tea, lähed jäärada sõitma või midagi, mis on ikkagi seotud võidusõiduga. Ma olen kasvanud üles riigis, kus mul on antud absoluutselt kõik võimalused, et teha oma elus, mis ma soovin. Kindlasti selles on ka suurt osa mänginud mu pere, kes on mulle andnud väga head võimalused mu elus. Eks üleüldine käitumine, moraalid, viisakus, suhtlemisoskus, kõik siuksed asjad, et kuigi kindlasti meie perel oli võimekus osta uusi telefone ja igasuguseid vidinaid, siis tegelikult koolis tihtipeale oli alati klassikaaslastel need nii-öelda ägedad asjad ja see oli ka üks meie nii-öelda isa motiive, et kõik asjad, mis võimaldavad nii-öelda sellel tema lapsel siis midagi saavutada elus, mis on teda arendav, sellele ta oli nõus kõike panustama. Et siis, kui mu keskmise vanusega vend Ralf sai siis piisavalt vanaks, et kardirooli hüpata, siis mu isal tekkis mõte, et võib-olla oleks tore minna kardiraja äärde ja vaadata, mis seal toimub. Ja siis saigi Ralf oma esimese kardi ja hakkas võistlema. No ja siis mina olin see nii-öelda kõige noorem vend. Käisin seal kardivõistlustel, vaatasin, kuidas ta sõidab, seal tekkisid mul sõbrad. Vaatasin, et see on noor poiss, palju lärmi, mootorid, kardid, mis liikusid kiiresti ja mu suur vend tegi seda muidugi. Ma tahtsin ise ka võidu sõita. Ta oli väiksena hästi-hästi energiline, aga samas ka väga selline rõõmsameelne, positiivne ja ikkagi see tahe võita ja see tahe olla esiplaanil ja esimene ja see oli tal juba väiksest peale olemas. Et ma mäletan, kui ta jalgpallis käis, siis jalgpallis on ju igalühel oma koht platsil, eks ju. Et siis pidevalt pidi treener talle meelde tuletama, et Paul kusu koht on, sest Paul oli lihtsalt kogu aeg sinna, kuhu pall läks, sinna Paul jooksis. Et ta oli kogu aeg nagu selle palli järgi ja pidi olema esimene, kes sinna pallile jõudis. Nii et see tehti meile üsna kiirelt selgeks, et kui ta ikkagi võistlustel käis ja sealt koju tuli, näiteks meie kaasas ei olnud, siis me olime siin ukse peal ja kõik 1000 küsimust valmis, et kuidas läks ja miks nii läks ja mida oleks saanud teistmoodi ja kuidas auto oli ja niimoodi ja siis ta ütles, et vau, stopp, et nüüd 2 sammu tagasi, et ta võtab oma aja ja siis ta tuleb ise ja räägib ise, kui on õige hetk. Et tal on see analüüsimine on väga tugev, et vahel võiks seda võib-olla isegi vähem olla ja olla sellist lihtsalt minemist ja tegemist, et ta hästi kipub kõike üksikasjalikult läbi mõtlema ja juppideks võtma ja et sellist teadlikku tippsportlase kasvatamist meil kodus ei käinud, et see oli ikkagi selline samm-sammult arenemine ja ega Paul tegeles väga paljude aladega väiksest peast, et panime teda erinevatesse ringidesse. Küll ta käis breiktantsus ja kunstiringis ja ujumas ja jalgpallis ja et see autosport või motosport tuli alles hiljem, siis tänu vanemale vennale, kes sellega tegeles ja loomulikult seal raja ääres me kogu aeg käisime ja Paul tahtis proovida, et me üritasime seda vältida, aga tema sihikindlus ikkagi viis ta lõpuks sihilini, et siis ta hakkaski nagu valdavalt selle kardiga tegelema. Aga ma ei ütleks, et me midagi väga spetsiaalset tegime, et loomulikult meie veres on alati olnud see, et kui sa juba midagi teed, siis tee seda korralikult ja hästi ja südamega. Aga kui kardis hakkasid tulema tulemused,
siis oli selge pilt, et me liigume selles suunas, et see oli puhtalt tema valik, siin ei olnud nagu meil midagi öelda, et nagu ma juba alguses ütlesin, siis pigem olime me seda meelt, et oleks tore, kui ta tegeleb jalgpalliga või veel mingisuguse teise spordialaga, sest me ikkagi vanema venna pealt olime näinud, et see on keeruline ja noh, ka muidugi mõnes mõttes ka ohtlik. Et Paul oli veendunud, et ta tahab sõita ja nii läks. Ma arvan, et kui ma olin juba 4-aastane, siis ma palusin, et ma saaks võidu sõita ja mul lasti esimest korda võidu sõitu, kui ma olin 7. Ja see diil meil isaga oligi siuke, et ta laseb mul võidu sõita siis, kui ma mängin samal ajal jalgpalli ja kui mul on koolis kõik 4-5. Et vahet ei ole, kas sa võitsid mingi võistluse, olid Eesti meister, olid Euroopa meister, vahet ei ole. Et ükstapuha ka hästi sul võistlustel läks. Alati pidid koolis olema hinded korras. Nooruses ma proovisin absoluutselt kõike, mida proovida sai põhimõtteliselt, et ma mängisin trummi, ma käisin poistekooris, kuigi ma laulda ei osanud, ma käisin segakooris, ikkagi ma laulda ei osanud. Enamus, mis mul pähe tuli, ma kõike nagu proovisin. Aga jah, et eesmärk oligi, et lihtsalt proovida kõike ja mitte piirata ennast. Et lihtsalt elus oleksid kõik võimalused ja et ise aru saada, mis sa oma eluga teha tahad. Loomulikult sa ju tahad, et su laps on rõõmus ja õnnelik ja ja sa oled nõus sellega, mida ta soovib. Me kõik nägime ka seda, et ta oli tõesti väga pühendunud ja tegi seda kirega, nii et see oli see õige tee. Paul on, juba kui ta ikkagi selline teismeline oli ja ta on juba oma loomult selline väga süsteemne, tal ei ole probleem rutiin, talle meeldib oma päevakava paika panna, selle järgi elada, alati ju see rõõm ja see on ju selle suure töö tulemus, eks, ja siis sa näed, et su laps on õnnelik ja see teeb kõigile nagu rõõmuse tulemus. Aga muidugi ma olen väga rõõmus ka ja väga uhke ka selle üle, kuhu ta kui isiksusena ka jõudnud on. Et ma arvan, et see sportlase teekond on teda väga palju kujundanud ja väga varakult teda iseseisvaks kujundanud. Ka vaimse poole pealt nõuab see tööd iseendaga ja ta on selle koha pealt väga tubli olnud. Aga ma tõesti siiralt loodan, et tema unistused täituvad, sest see oleks väga suur rõõm mulle ka emana. Lihtsalt väga selgelt tuli välja, et motosport oli see ala, kus esiteks oli kõige rohkem huvi ja teiseks oli kõige rohkem oskust. Motosport oli ala, kus kui ma panustasin rohkem kui teised, siis mul tuli ka paremini välja kui teistel. Ja see oligi väga lihtne. Mul käis see väga selge arusaam läbi, et millal see asi muutus professionaalseks ja millal see lõppes lihtsalt siuke hobi korras tegevus. Ja see oli siis, kui ma sõitsin esimest aastat Formula Regional sarja. Ja äkki see oli aasta 2021. Sinnamaani oli motosport minu jaoks lihtsalt kui hobi ja siuke väga lõbus tegevus. Muidugi ma tahtsin olla parem kui teised ja ma tahtsin võita, aga kui ma ei võitnud, siis ausalt öeldes 2 tundi hiljem natukene aega nutsin ja paar tundi hiljem läksin eluga edasi. Aga siis minu arust oli 2021 aasta, kui ma sain aru, et ma hakkan jõudma sinna vanusesse, kus tuleb teha otsus, et mida sa oma eluga teha tahad. Et ma sain aru, et tuleb vaikselt otsustama hakata, kas see on ala, millega sa tahad elu lõpuni tegeleda. Sest see oli täpselt see vanus, et sealt edasi lähevad summad ja kulud väga-väga suureks. Ja lisaks siis panus ajaliselt läheb väga palju suuremaks. Ja ma ütleks, et mul läks ikkagi üle poole aasta, et saada siuke selge otsus,
et jah, see on ala, millega ma tahan vähemalt väga suure osa oma elus tegeleda. Ja see hetk, kui ma nii-öelda sellele küsimusele vastuse sain, siis ma ütleks ka mu tulemused läksid kohe väga-väga palju paremaks, sest et mul oli lihtsalt enda peas nagu asi selge. No kodunt anti alati kaasa väga lihtne lause, ole tubli siis. Ma ei tea, kui palju ma reaalselt seda kasutasin, aga tegelikult üks asi, mida mu vend alati mulle ütles, oli, et nagu mine naudi ikkagi seda. Ja kui sa üritad, eks ju, kontrollida, kuidas kõik inimesed oma tööd teevad, siis sa kulutad lihtsalt 5 korda rohkem energiat kui hoopis lihtsalt keskenduda nii-öelda oma tööle ja võidusõidule. Ja mõnes mõttes see võtab ka naudingut ära sellest, sest fakt on see, et kõik ei ole sinu kontrolli all ja targem on lihtsalt aksepteerida, et mõned asjad ei ole ja lihtsalt keskenduda nendele asjadele, mis on meie kontrolli all. Et see on üks asi, mida Ralf mulle alati ütles, et nii-öelda võtta seda kõike naudinguga, sellepärast, et mis muu point siis sellel on, et lõppkokkuvõttes me teeme seda sellepärast, et see meile meeldib. Ja kui lihtsalt sport jõuab sinna tasemele, et see muutub su karjääriks ja see on väga lihtne teha see viga, et sa võtad seda liiga tõsiselt ja see ei ole enam nauditav ja sa unustad ära, miks sa üldse nagu valisid selle ala. Kogu see motospordi huvi tegelikult meie peres algaski vanem Matiiast. Siis ta väga hea meelega viis meid sinna kardivõistlustele ja lõppkokkuvõttes see oligi veits nagu tema siuke mänguruum, et ta teadis seal raja ääres kõiki. Ta oli nii-öelda nagu kohalik seal raja ääres nii-öelda. Sellepärast see nii läkski, et järk-järgult ta oli nagu järjest tihedamalt seotud selle kogu asjaga. Kart on ju selline asi, et ega seal ei saa ju pikalt treenida. Rada on piiratud, mille sa sinna raja äärt tohid minna, siis pidi poiss juba oskama sõita. Väga tähtis oli see, et isa ostis ju masina, seal on ju selle kardi ja millise mehaaniku sa saad. Ega siin, kes olid ikka eesotsas, nendel olid ka kõvad mehaanikud. Ja tulemused, mul loomulikult olenes ka poisis, kui julge ta oli ja kuidas ta selle sõiduoskused omandas. Ma nägin, kuidas ta suhtus võistlustesse, kuidas ta seal kaasa elas, kuidas ta tahtis ikka alt esimene olla ja see juba annab pildi noorest poisist, et tema tahab esimene olla ja see on, et heaks sportlaseks saab, see on väga tähtis asi. Kui sul seda niisugust püüdu ei ole, siis sust ei tule sportlaska. Kuna mina ise olin selle autospordi ja sees nii, et mina ei kujutanud ette ka et midagi muud. See on mul hinges olnud terve eluaja. Ja nii, et ma siin ei kujutanud ette, et tast tuleb jalgpallur või midagi. Ma ei kujutanud ka seda ette. Ja see on kindlasti väga südantsoojendav. Ta ise ütleb seda mulle väga tihti, aga see on tõsi, et ta ongi mu number 1 fänn. Millal sinu jaoks muutus see teekond nagu tõsiseks? Ja oligi see 21 aasta ja mõnes mõttes jõudis juba sinnamaani, et mul oli nagu pinge peal, et kui see ei ole edukas aasta, siis hakkab vaikselt asi kokku varisema. Ja kui ma sain selle vastuse, et see spordiala on äge ja kui ma õigesti manageerin enda mentaalset heaolu, siis see meeldib mulle väga pikalt ja siis ma sain aru, et panustame 100% ja vaatame, kuhu see välja viib, et ma pärast midagi ei kahetseks. Et tegelikult ju enamus inimesed ei saavuta oma potentsiaali puhtalt mentaalse piirangu pärast, mitte sellepärast, et nad füüsiliselt midagi ei suuda ja ma ise omalt poolt sain ka väga juba noorest east aru, et füüsiliselt ei ole midagi, mis ma ei suudaks saavutada. Ma parimal päeval ma tegin alati kõigil ära. Aga küsimus oli see, kui tihti ma suutsin selle parima päeva saavutada. Ja siis ma sain ka aru, et tuleb väga palju tööd teha mentaalse poolega, sellepärast et see on see, mis võib tulla piiravaks.
ja kuna mul oli ka soov teistest rohkem töötada, siis ma teadsin, et see füüsiline pool, selle ma saavutan. Et tähtis oligi, et see mentaalne pool oleks vastav ja piisavalt hea ja sellepärast ma ka väga palju aega hakkasin panustama sellele, et nii-öelda alati oleks see hea päev, kus ma saan oma oskustest parima välja. Neid sünnipäevi, neid tegevusi, kui me olime noorem, neid pidusid, mis kõik ära jäid, neid oli nii palju. Tegelikult üks põhjuseid, miks ma ka too aasta 2021 väga sügavalt mõtlesin selle peale, et kas see on spordiala, kuhu ma tahan 100% panustada, oli, sest see oli täpselt see vanus, kus see sotsiaalne elu hakkas pluumima ja toimus väga palju, et toimus väga palju üritusi, koosolemisi. Ma nägin väga palju, kuidas kõik tegid koos asju ja kuidas mu sõbrad olid koos ja kuidas kõigil oli hästi tore. Ja siis muidugi natukene ma hakkasin mõtlema, et nüüd, kui enamus mu elu ongi siuke, kus ma jään nendest tegevustest ilma, et kas ma olen täiesti 100% valmis seda aktsepteerima ja ennast 100% panustama, sest et fakt on see, et kui sa üritad mõlemat teha, siis kukuvad mõlemad asjad läbi ja motosport on mul alus saavutada midagi väga võimast, olla esimene eestlane, kes jõuab vormel 1 ja nii-öelda teha oma perekonnanimi uhkeks ja kõik muud siuksed mõtted, et seal on väga palju erinevaid viise, kuidas seda kõike põhjendada ja sellepärast ma olen ka väga palju oma elust teinud tööd psühholoogidega. Ma olen kogu elu olnud hästi enesekindel inimene, aga mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem ma olen õppinud kuulama inimesi enda ümber. Aga kui ma olin noor, siis mu enesekindlus oli nii tugev, et see oli lihtsalt nagu lõhkumatu reaalselt. Ma olen pidanud õppima natukene rohkem teisi kuulama, siis ka see ülim enesekindlus on natukene nagu vähenenud. Ja tegelikult spordis kõige suurem nõrkus, mis sportlasel saab olla, on endas kahtlemine. Sul on vaja head ümbruskonda, sul on vaja häid inimesi ümber, keda sa saad usaldada. No muidugi kindlasti on mul treener Karl ja mul on perekond, aga mul on nüüd 2 spordipsühholoogi, kellega ma olen päris mitu aastat koos töötanud. Ja iga kord, kui mul on raske hetk, siis ma räägin nendega ja mitte kunagi see raske hetk ei säili. Et iga kord peale seda, kui ma olen nendega rääkinud, ma saan aru, miks mul see raske hetk oli, sellel on tavaliselt väga loogiline põhjus ja ma suudan oma eluga väga hästi edasi liikuda. Et see on üks asi, mida ma ei ole kunagi kartnud teha. Mis hetkel tekkiski see, et oli selline unistus, oli võidusõitja karjäär, aga see muutus sinu jaoks tööks? Oligi siis ausalt öeldes, kui ma vormel 1 sain, sest et seal tekib väga suur vahe. Kuni vormel 1-ni, ehk siis vormel 2, vormel 3, Formula Regional, vormel 4, kardis. Tegelikult sina kui sõitja oled klient, sest sina maksad tiimile, et saada sõita. Tiim omab autosid, tiim omab mehaanikuid, insenere, kõiki tööriistu ja sina kui sõitja pead leidma selle summa, mida tiimile maksta, et võistelda enda autoga. Sa oled tegelikult klient. Ma olengi nüüd selles Alpini vormel 1 tiimis tööl. Ma olen reservsõitja, mulle makstakse selle eest palka ja ma reaalselt teengi tööd tiimi jaoks. No lõppkokkuvõttes ma olen ikkagi väga heas positsioonis oma elus ja töö minu jaoks on ikkagi enamjaolt lõbus ja see on asi, mida ma tahan teha.